Täna saates kutsumised ja kiiksud. Midagi läbi muusiku silmade, kes on ka pereisa. Tere tulemast tagasi vaatama saadet Meistri töökojas ja täna on mul suur hea meel tervitada meie tänast külalist Tõnu Laikre. Tere! Tere! Tere tulemast saatesse, Tõnu. Mul on hea meel, et sa võtsid vastu selle kutse tulla, jagada, aga nendele, kes võib-olla sind ei tea, et minu jaoks oled täitsa nagu pere tuttav, siis Tõnu, kes sa selline oled? Kus sa tuled? Nimi on siis Tõnu Laikre, olen 54 aastat vana ja tulen Pirita Koselt ühest majast, mis on sulle väga tuttav, sest see on sinu ema lapsepeale kodu. Nii et oleme seal saanud elada ilusas kohas juba üle 10 aasta. Aga noorena kasvasin, sündisin Viljandis, siis kolisin Saaremaale, sealt Tallinnasse, siis tagasi Viljandisse, nüüd lõpuks pikalt Tallinnas. Ja, nii et olnud siin-seal, näinud Eesti ilu, sellepärast, et Viljandi mulle väga meeldib, see on väga ilus koht, Saaremaast rääkimata, minule tohutult eriline koht samamoodi. Aga sul on üks kihvt taust ka, et sul oli isegi võib-olla mitte ainult Eesti juured, et natuke taustast ka, et kus su vanemad on pärit ja ma tean, sul on paar pilti ka kaasas, et võib-olla saame nendega ka tutvuda. Ja, ma ei tea, palju neid on neid eestlasi, kes on nagu puhtad eestlased, et kõik me tuleme kuskilt. Siin olen ma siis kuskil 90-ndatel ja see on mu ema, õde Teve, tütar Carmen ja siis on minu jaoks väga oluline isik on olnud õepoeg Raimondo, kellele ma kunagi sain olla vaimuliks eeskujuks, aga siis tema võttis selle rolli üle, nii et ma võtan temalt eeskuju. Ja siis tema väike vend Andreas. Nii et, aga jah, selline Eestist väljaspool olev liin on Poolast. Ja kes sul Poolast on? Nüüd isa, vanaisa, ehk siis minu vaarisa. Just. Nii et kui poleks isa ära vahetan nime Laikrek, siis ma oleks praegu Tõnu Klüšinski. Päris kihvt, ma ei teadnudki seda, väga lahe. Aga siin on pilte veel ja me saame korraks käia mõned läbi, et teatavasti siin on tuttavaid teisigi. Viitse meid läbi natuke, kes siin on? Jah, siin on siis Gustav Ernesaks oma õpilase Raivo Laikrega, kes on mu isa. See on mingi 58 aastal, võib-olla 1958. Isa oli tal õpilane, isa käis teises maailmasõjas oli siis Vene poole peal ja tema vend, noorem vend oli Saksa poole peal, nii et selline kirev ja kirju taust. Ja isa siis tuttus Viljandi koolis õpetades oma õpilase ehk siis minu emaga. Ja ma saan aru, et siit juba pildi pealt annab seda nagu tunda, et muusikaga oled sa ise ka kuidagi seotud, kui ma ei eksi, jah? Ma olen püüdnud sellest kõrvale minna, leida oma kohta mujal, aga see õnneks ei ole õnnestunud. Saab sind kätte kogu aeg. Et see saab mind kätte ja see on mu roll tõesti olnud, et kui ma kuulan kas või Pereraadist või Raadio 7 või kuskilt mujalt aastakümne taguseid tehtud salvestusi, siis ma saan aru, et kui see kõnetab mind ennastki veel täna, siis järelikult on seda vaja. Kas ei mulle endale, aga tundub, et ka teistele. Ma saan aru, et Moosese esimese raamatu üleskutset Saagu teid palju oled sa võtnud väga sõna-sõnalt, et teil on väga suur pere. Meil ei olnud sellist ideed, et meil peab olema palju lapsi, sest tegelikult me arvestasime sellega, et me võib-olla ei saa üldse, me olime valmis ka lapsendama, aga siis Jumal on kinkinud jah, niimoodi, et tegelikult on mul kokku siis 4 poega, 4 tütart. Aga üks on juba läinud siit ja teine on siis juba täiskasvanud, kes elab juba Tartus ja 2 väikest lapselast on ka. Ja siin pildi peal viitse meid läbi ka, kes need on sul siin siuksed? Ilusad kõik reas. Minust pikem on vanim poeg Jordan, siis on Andre, kes on ka juba poolenisti kodust läinud. Selle asja nii-öelda mootor ja süda on siis Piret, kelle eest ma olen lõpmatult tänulik ja siis on tutar Carmen, Noora, Rafael ja väike Ester. Väga armsad kõik. Ja see on alati olnud hästi kihvt, kui me oleme saanud osa saada, aga teil on perebänd, et te teete muusikat üheskoos, et mul on alati olnud hästi suur hea meel teie muusikapaadest osa saada nii, nagu äsja me saime, kui minu isa juubelit tähistasime, et see on alati minu jaoks selline eriline kogemus ja suur rõõm vaadata, kuidas te musitseerite koos. Aga see ei tule ka lihtsalt, et ma usun, et seal on palju tööd taga. No siin on kõige väiksem õpib praegu. No näed.
et see on mu töötuba ja ma loodan, et mu ülemused ei pahanda, et sellist pilti nähes, et keset tundi laps on tunnis kaasas ja joonistab tahvlile. Tegelikult see on suht erandolukord. Aga millegi pärast jah, tol päeval ta ei saanud lasteaeda minna, nii et siin väike Ester siis võib-olla joonistab oma esimesi noote või midagi muud. Aga ma saan aru, et sa ise olid üsna sarnases kohas väiksena siis, kui sind kaasa võeti. Ja, mu ema oli ka solfi õpetaja ja ma istusin tagapingis, mitte siis tahvli juures kuskil ja joonistasin oma joonistamisi ja mõtlesin võib-olla ka, et ma küll õpetajaks saada ei taha. Aga siin ma nüüd olen ja tegelikult on väga tore. Ja selline on sul vaade siis sinu kontorist? Ehk siis klassist. Ja ma olen tõesti väga õnnelik. Me olime enam Otsa koolis, mina olin seal üle 15 aasta. Aga kui me kolisime siis Mubasse, siis kuidagi tänu jumalal ma sain sellise vaatega klassi, nii et ma lihtsalt naudin ja tundub, et õpilased ka. Nemad 2 on juba lõpetanud. Meil on traditsioon, et teeme lõpetajatega pilti enne, kui nad lähevad majast välja. Väga kihvt, väga kihvt. Ja ma tean, et mitte ainult seda, et muusika on sulle südamelähedane, vaid sulle on ka Eesti väga südamelähedane. Et sa isikuliselt, sa väga kuidagi oled selline patrioot ka. Hingelt. Ma arvan, et see on tulnud isast kaasa, et kuigi ta oli siis Vene armees ja nad nägid ennast seal vabastajatena, aga kuidagi selline tahe kaitsta ja tahe, kui ta on rääkinud mulle ka sellest, kui nad tulid üle mitme aasta, siis jõudsid Eestisse tagasi, sest neid ei tahe juletud rindele lasta, siis kuidas Eesti poisid olid küüntega Eesti mullas kinni ja nutsid. Et see kuidagi läks mul südamesse, et see on... Ma ei pea minema selleks siia kaugel ära ja et taibata, kui kallis see on kodumaa. Et Eesti on mulle kallis tõesti. Ja. Ma samastun sellega ja mul ka ikka alati on hea meel, kui saame tähistada seda, et meil on vaba maa. Ja nii nagu tihtipeale ka meestehommikutel, kus ka meie üksteist tihtipeale näeme, et on kihvt, et ka seal on see väga südamelähedane teema meestele. Seista oma maa ja rahva eest ja ma tean, et see on samamoodi sinule väga oluline. Ja ma ei tee nagu illusioone ka, et kui palju me oleme seda vabadust ka käest ära andnud ja kui palju me seda ka nagu tänapäeval lõhume. Aga ma saan aru ka, et tegelikult ei ole mul mõtet näpuga näidata, et vaadata iseenda peale ja teha see osa, mis mulle on antud võimalikult hästi ja võib-olla ühel hetkel see aitab kanda ka seda maad kauem. Ja, absoluutselt. Aga nüüd muusika koha pealt uuesti, et võib-olla küsimus, mis mul nagu tekib, on see, et miks sulle meeldib muusikat teha, Tõnu? Kas sulle üldse meeldib muusikat teha? Vabal ajal ma pigem ei tee, jah. Et see on kuidagi nii, et mind on lükatud sinna sellesse kanalisse ja ma usun, et tegelikult on see jumalast. Ja ma arvan, et kui ma ei saaks teha, ma tunneksin sellest puudust. Siin meil on praegu ühe bändiga, kus ma ka pooleldi vastu tahtmist läksin, aga tegelikult oli väga tore. Shamaim, oleme Jeruusalemmas. Ja siis oli seal üle 50 eri rahvuse koos ja me oleme vanalinnas ja ei tule selle peale, et ühel hetkel sa oled võib-olla seal 100 000 või miljonite vaatajate ees. Et see oli üliäge kogemus. Et sellepärast ma selle pildi valisin ka, et Iisrael on ka koht ja teema, mis on mulle olnud juba ka päris pikalt südamelähedane. Ja nii nagu meistritööga ja ikka meile meeldib öelda ja tuua seda näidet, et Jumal on see meie meister. See, kuidas ta meid voolib läbi elu, igasuguste elu olukordade läbi, on need siis finantsilised, on need vaimsed, on need füüsilised, ükskõik mis, mida me oleme läbi elu teinud, et see on mingi viis, kuidas tema nikerdab meist neid tükke ja nurkasid välja, et natuke meid jälle voolida. Aga mis voolimise juurde veel puutub, siis ma tean, et sa oled tuttav igasuguste muusikainstrumentidega. Tööristada koha pealt on võib-olla teine teema. Aga mul meeldib tööriistade poes käia. Ma käin ja vaatan, et mõtlen, et seda vist mul oleks vaja. Siis pärast vaatan, et ma pole seda 2 aastat kasutanud, et kas ikka oli. Aga vähemalt on olemas. Tööriiste poed mul meeldivad. Pillipoed muidugi ka. See on, kui siin üldine kontseptsioon on see naiste matemaatika, et kuidas nemad käivad poes, et sain selle odamalt, tähendab, ma saan selle veel. Siis meeste matemaatika on see, et ma ostan selle tööriiste ise, siis tähendab, et ma saan need tööd ise kodust. Ma säästan selle peal. Väga tuttav. Ja, just. Aga nüüd vaadates siia, siis meil on ka siin terve hulk tööriistu. Et kui ma peaksin sult küsima sellise küsimuse ja ma tahangi küsida sellise küsimuse, siis kas sa näed ennast mingisuguse tööriistana? Kas see on siis su isiklikus elus, on see su muusikaelus või on see siis täiesti vaimulikus maailmas? Et kuidas sa ennast kirjeldaksid, kes sa selline oled? Ma tahaks olla see Kuvalda või Vasar. Sest vaata, kui sa ikka sellega virutad, siis pilpaid lendab ja nagu tuleb ju
au ja kuulsust ja kuidas ikka vend põrutas. Aga noh, tegelikult on võib-olla variant, et 10 korda tõstan üles ja 19 kord juba kukub ära, et tegelikult ma ei ole. Et ma arvan, et ma võtaksin 3 sellist asja, millel on igaühes 2 i-tähte sees. Nii. Üks on viil, üks on liim, mida siin võib-olla hetkel ei ole, aga vajalik asi ja üks oleks liivapaber. Et mul juba lapsena tööõpetustunnis meeldis nagu ülemäära pikalt lihvida. Lihtsalt see protsess, et ma lihvin ja järjest siledamaks lähed, lõpuks võtad mingisuguse, praegu võtan mingi eksentrikuga mingi 400 ja siis pärast katsun seda puitu, oi küll on sile ja ei julge katsudagi nagu väikse lapse nahk ennast, see lõhn ja kõik see, mulle tõesti väga meeldib. Aga ma tunnen ennast võib-olla tõesti, et vahel viilina, et kui keegi, kellel on kutsumine sellega virutada, nii et kuradi kuurid pilbastuvad on ju, et siis võib-olla selle protsessi käigus vahel mõni asi läheb puruks, mis ei oleks pidanud minema. Et siis mul meeldib olla see, kes leiab mingisuguse kalli asja tükid ja liimib need kokku. Mul meeldib inimesi, ka kes on kuskil hädas, kuskil kraavis, tuua neid, aidata välja ja viia need teistega kokku. Ma saan aru, et mina ei ole see aitaja, aga ma saan kokku viia. Mul meeldib see liim olla. Ja ütleme viil siis see, et kui mõnes kohas on jälle nii, et mingid kohta lakitakse või silutakse, aga tegelikult oleks vaja maha viilida hoopis, ka koguduses. Et siis vahel ma võib-olla oma selle viiliga lähen, ilmun seal lagedal, kus võib-olla väga ei, kuule, et ma ei palunud sult mingi nõu on. Aga see on ka üks roll. Ma arvan ka. Või mida see nagu ütleksin neile, kes täna kahtlevad selles, et kas ma üldse peaksin või tahaksin saada lapsi? Ma täna hommikul olin just, käisin juuksuris. Kasvavad ikka vahepeal väga pikaks. Ja siis juuksur rääkis sama asja. Ja siis mõtlesin ka, et ma kuidagi näen seda nii teistmoodi, et ma olen nii tänulik, et me oleme siin. Ja teiseks on ju ka see nii suur võimalus. Ma saan aru, et seal teispoolsus on ka võib-olla, ma ei tea, kui seal on kirjas tekst, et ka inglid igatsevad vaadata sellesse, mida me loeme, on ju Jumala sõnast. Et seal on mingid asjad, mis on seal võimatud ja siin on võimalikud. Ehk siis siin me saame oma selle ka tulevikus sinna koguda seda varandust, mida Jeesus on ka õpetanud ja käskinud teha siin, et koguda aardeid taevasse. Järelikult on mul see aeg praegu siin seda teha või siis ennast lõhkuda nii, et ma jään kõigest ilma. Et see on see valikute rohkus ja tegelikult on see nii üliäge, et meil on elu, meil on Eestis olnud rahu nii pikalt, meil on kõhud täis ja me ei ole üksinda ja mis puudutab nagu peres, siis ma alati mõtlen, et kui ma kuulen sellist juttu, siis mõtlen, kas sa kunagi oled tundnud seda tunnet, et sa hoiad väikse lapsel käest kinni ja sa saad aru, et mitte tema ei anna energiat ainult sulle, vaid see on vastastikune, see on nagu koos laadimine. Just eile nägin tänaval ka üks isa läks rõõmsa naaga, lükkas oma vist kaksikuid, lükkas kärus seal. Ilm oli suhteliselt talb, aga kõigil olid rõõmsad näod ees ja mina sealt kõrvalt rõõmustan. Ma saan aru, et ma olen nüüd selles vanuses. Kui ma noorena vaatasin, mida need vanemad inimesed nagu nii-öelda särama lähevad, kui ma olen väikse lapsega kuskil koos. Ma rõõmustan sealt autoaknast vaadates, et üks isa oma lastega läheb, kõigil on rõõm olla, et tegelikult see on nagu nii suur rikkus. Ja ma olen õnnelik olnud, et ma nagu mõtlesingi, et 13-aastaselt juba sain olla juba väikse Raimondoga koos õepojaga ja sealt edasi tütar ja nagu see on super tunne. Ja lihtsalt praegu, kui on juba see kõige väiksem on 4-aastane, siis ma saan aru, et see aeg läheb varsti mööda. Et ma võtan ja naudin teiega seda aega nendega koos olemiseks. Super. Et ärge lõigake sellest ennast ära. Jaa, et see on võimalus, mis meil on antud, see on kutse, mis meil on antud. Meie selleks sellest kutsest kinni võtta. Ja ma vaatan ka neid perekondi, kus on ka juba seal tuttavatel sündis 6 laps ja ma nagu ei näe, et õed-vennad oleksid õnnetud. Pigem on see nagu nii suur asi. Jaa. Aga kindlasti alati ei ole ka lihtne, alati ei ole naerusuu või alati ei ole kõik rõõmsad. Et see on ka, ma arvan, selline paratamatu reaalsus, et ma tean, et kontserditel vahepeal jaganud seda, et tulete lavale, kõik säravad, kõik on super, aga tegelikult võib-olla lava taga just oli mingi vaidlus käinud. Mitte lava taga, ma olen ütelnud, et kui tulge kontserdile tund aega varem, siis te näete, mis siin üles toimub. Et kuidagi on nii, et pojad saavad paremini emaga läbi, tütred saavad kõikidega hästi läbi, aga mul on kuidagi tütretega parem arusaamine ja ma olen aru saanud ka, et lihtsam on kuidagi selliste väikeste teismelistega. Ja samas kõige vanema poja ma olen juba lasknud lahti, ma ei käsuta, et teinud seda või seda, aga nad on ägedad tüübid ikkagi, aga vahel me ei saa üksteisest aru ja kui ma näen, et kogu pere vaatab mul otsa, et isa,
rahune maha, siis ma saan aru, et äkki on ka minus mingi kiik sees, mida peaks nagu kontrollima. Aga selliste kiiksude asjadega üldse sellist tunnetust saada, et võib-olla peaks midagi muutma elus. Et ma arvan, et seda tihtipeale teeb Püha Vaim, kes annab meile seda tunnetust. Aga kuidas sinu usule tulemisega üldse oli? Millal sa otsustasid seda, et ma võtan Jeesuse vastu oma ellu, seepärast et läbi elu on igasugu võitlusi ja on mitmeid sõltuvusi ja sa ise oled rääkinud sellest mitmed kordi ka laval enne, et kuidas sa üldse usuni jõudsid? Ma vastasin kodus, kus sellest ei olnud üldse mingit teematki, üldse ei räägitudki ja usk oli lihtsalt vahel, kui oli kellegi lähisugulase matus, mis toimus kiriklikult, siis oli lihtsalt üks arusaamatu teenistus, mis ootsid lapsena, millal see läbi saab. Miks seda vaja on? Ju siis neil on vaja, aga mina sellest aru ei saa ja mind see ei huvita. Aga see oli nüüd see ärkamise aeg, mis oli Eestis, kui Eesti ka sai vabaks. Siis kuidagi see, et kirikud olid lahti, rahvast oli palju, oli ka nagu uudishimutsejaid ja mina uudishimust läksin Joel Luhametsa juurde Kingissepa linnas. Läksin, ehk siis Kuressaares praegu, siis läksin leeritundi, sest see oli keelatud ja ikka on lahe asju teha, mis ei ole valitseva võimu poolt nii-öelda soositud. Aga siis sealt hakkas see asi kuidagi harnema. Sõber tuli elavale usule, kes oli ka omadega väga puntras. Ja siis tema oli see, kes ütles ka, et kuule, tore, et sa leeris käisid, aga teinud see päästepalvega ära. Ja tema rõõmuks ma tegin, midagi ei tulnud. Aga mingisugune jumalale piisab sellest paarist lausest, ma olen aru saanud. Et see, et isegi ma tegin seda nii-öelda suhteliselt külma kõhuga, tegelikult luges. Nii et kui sa ka ei usu praegu kuulates seda saadet, siis lihtsalt midagi kaotada ei ole, pigem metsikult võita. Nii et see protsess hakkas siis peale, et ma nägin, et ma ei taha enam teha neid halbu asju või kui ma tegin neid halbu asju, siis mul see vaevas mind, mis enne ei vaevanud. Enne ma olin õnnelik, et minnes poodi mul õnnestus mingi jäätist tasku panna, aga nüüd ma ei tahtnud seda enam teha. Et selline protsess on kestnud tänase päevani ja ma arvan, et Jumala valguses, vaata siin saates ka, me ikkagi oleme natuke üle keskmise kammitud, on ju. Aga me võib-olla ehmataksime ära, kuidas tema meid näeb. Ja samas ka võib-olla on asju, mida vaatad teise peale, see on mõttetu vend, on ju. Aga tegelikult tema elus on mingid asju, mis on Jumala silmis väga väärtuslikud. Nii et praegu me oleme peidus, praegu on kõik ontlikud ja viisakad. Aga see, mis on peidus, see on oluline ja küll Jumal selle ühel päeval kõigile avalikuks toob. Ja, amen. Sa nimetasid ka, et mingitest jamadest tulnud, mingid jamad olnud, mingid halbu asju teinud, jäätist mainisid küll niimoodi põgusalt, eks ole. Seda ma poodi tagasi viia ei saa, sest seda poodi enam pole. Ja, aga kunagi tuli meil jutuks ka seesama, et selline pika näpumees, nagu öeldakse, on sul läbi kuidagi nooruspõlve jooksnud ja kuidagi sa isegi mainisid seda, et sa oled isegi tagasi viinud asju, mida sa võib-olla kunagi oled ilma loota võtnud. Ja kui ma sain selle päästmiskogemuse, siis ma viisingi kilekotiga asju, viisin oma kunagisse töökohta ehk Saare kalurisse. Koputasin ukse peale, seal oli mingi ülemuste nõupidamine ja siis panin need kotiga, et vabandust, et need ei kuulu mulle, need on tegelikult selle maja kraam. Ja siis natukene siuksed hämmeldunud näod olid, sest tol ajal oli ju see, et sa panid riigi rahadega endal majad püsti. Et ma ei tea, aga see pole minu asi, mida nemad tundsid, aga ma sain mingi koorma oma elust välja. Aga läbi elu, sa siin nimetasid ka, et kunagi võib-olla sina olid vaimuliku juhina rohkem Raimondole, täna tema sulle, aga läbi elu on ikkagi sul olnud võitlusi ja raskusi ka, mis on muutnud kuju justkui. Et mis sul täna on sellised võitluskohad? Ja kui ma näiteks kuulsin ka kunagi noorena neid tunnistusi, kus on nii, et ma tegin seda, et Eesti külma panin pidu ja külma jõin ja tänapäeval on see, külma tarbisin igast erinevaid aineid ja asju. Et siis kuulad, mõtled, et mul ei ole sellist asju nagu sellist minevikku panna kaalule, mis näiteks siis, et kui suur Jumala töö minu elus on, et tunned nagu kadedust natukene. Täna ma saan aru, et see on täiesti mõttetu kadedus, sellepärast, et need vanad kollid, need on lihtsalt ühel hetkel varjusurmas, aga kui sa ikkagi lähed seda puuri seal torkima ja vaatad, et kuidas te elate seal, siis see nunnu nagu elukas on sul elus tagasi ja laamendab hullemini kui kunagi varem.
ja seda ma olen näinud oma enda elus, seda ma olen näinud teiste elus ja lihtsalt vahel ka teiste elude peale vaadates, et mõtlen, ma ei taha niimoodi lõpetada ja niimoodi olla. Et selle hind võib olla nii suur ja see võib olla igal inimesel erinev. See ka kiusatused nagu teisenevad. Mõtled, ma sellest sain vabaks. Aga siis see teiseneb mingil muul kujul. Ja siis saad aru, et see mingisugune asi käib ikkagi elus edasi. Oskad sa mingi näite tuua või kuidas midagi teisenenud on või muutnud kuju? Mis see tähendab? Ma mõtlen, kuidas oleks vaatajale nagu kasulik, sellepärast, et kui ma ütlen selle oma asja, siis ta mõtleb, et mul nii hullu pole või mul nii, kui sa teaksid minu asja, siis pigem ma tooks ühe sõbra elust, kes võitles suitsetamisega ja sai sellest lahti, oli õnnelik ja siis ühel hetkel sai aru, et see on teisenenud nagu öösiti söömiseks. Et ta pidi ikkagi võitlema. Et lõpuks on ikkagi nii. Me peame kõik võitlema, sellest läbi tulema ja neid teste ja asju on palju. Ma nagu praegu mõtlen, et üks teema on olnud ka, et mis ma näen ka, mis on ka sugusest tulnud kaasa, on selline suhted vastassugupoolega, on ju. Ja kui sa oled, ma rääkisin ennem kontsertidest, et sul on nagu neid kiusutusi ja asju on seal ümberringi palju ja isegi kui midagi ei juhtu, ikkagi su mõte uitab ringi seal, kus ei peaks, on ju. Ja siis, kui su mõte uitab ringi, siis sel hetkel sa oled jumala varju alt väljas. Ja see, mis tema sulle plaanid on, see hea jääb siis olemata või lükkub edasi kuskil. Ja sama siin ka näiteks koolis. Ma mäletan kunagi isa rääkis, et isast tehti kunagi saade, Mati Tallit tegi saate. Ja isa rääkis ka, et tore on õpetaja olla, et sa näed noori inimesi nende nagu nii ilusas perioodis pärast keskkooli või siis tänast gümnaasiumi. Et ka, et koolis ka, kui sul on klassi täis Eesti mingid talente koos, siis ka tajud vahel, et oot. See pilk ei olnud nüüd õige. Et ka neid võitlusi on seal. Aga samas on nagu ka neid hetki, kus ma lähen klassi, ma palvetan tihtipeale, et Jumal, anna täna see selgus, rahu ja tarkus, kuidas õpetada, et nad tunneksid siit ära minnes, et ma olen saanud midagi. Nii et tegelikult meil ei ole ühtegi inimest ega valdkonda, kus me ei oleks mingisuguse rünnakul. Ja ma arvan, et tegelikult on see hea, sest siis tuleb välja, kes me oleme. Siis, kui oli koroonaaeg, siis ma sain aru, et kui ma oleks oma töökohast ilma jäänud, sest öeldi, et nüüd on kaks varianti, et tuleb uus maja, tuleb see muba, lähme otsakoolist ära. Ma küsisin, et aga kui ma ei ole süstitud, et kas ma sinna tööle saan, ja siis öeldi, et tegelikult ei saa. Siis ma ütlesin, hästi, ma olin lõus sellest loobuma. Ja see oli ka mingi võitlus. Aga sellest tulin läbi ja täna olen õnnelik. Mul tuleb meelde selle ajaga veel see, et oli võitlus ka tänaval. Et ühelt poolt sain tunda, mis tähendab olla roheliste mehikeste poolt sakutatud. Aga teiselt poolt ka, kui ma nägin, seal oli nagu nende poolne ülekohus, ma ütlen. Aga kui ma nägin ka, kuidas mingi protest ja selleks Eesti politseiga mölisema kohas, kus üldse polnud vaja. Lihtsalt politsei palus isakalt, tulesid tee pealt ära, see on praegu autotee, siis ma sain olla nagu politsei poole öelda, et kuule, suga räägitakse normaalselt, võta kuulda. Aga pärast tuleb sealt ära mõtled, et mind oli see täna vaja. Et selline nagu... Ma võib-olla nüüd keerutasin su küsimusest kõrvale. Ei, absoluutselt mitte. Aga... Ma pigem nagu näengi, et just selle nagu avamine, et need võitlusi on igasuguseid meil meestel läbi elu. Üks võitlus on näiteks hilinemine. Tundub suhteliselt ühine asi, aga tegelikult ei ole. Kui ma nagu päevast päeva vaatan, et ma sain abikaasa käest sain just pähe. Ma lubasin oma 5. klassil, et 5-6 õpivad koos. Kui ma veel kord hilinen, siis ma ostan kõikidele smuuti jaanuarikuus. Ja siis oligi, lõpuks olid mul koridori peal ees, et jaanuarikuus saab läbi juba õpetaja, palun hilinegi, me tuleme sulle ette seisma, et sa ei saaks klassi õigel ajal. Kõik oli hästi. Ja viimasel jaanuarikuu päeval ma hilinesin. Ja siis ma ostsingi kõigile smuuti, et kuidagi ennast distsiplineerida. Sõnapidaja vähemalt. Jah, neil oli väga hea meil, nad palusid, et ma teeks seda veel. Aga see võitlus hilinemisega, see mul on aastaid ja ma ei lepi sellega. Aga kuidas, nüüd kuna meil saateaeg on nagu lõppemas, et ma ikkagi tahan nagu küsida seda küsimust sult ka, enne kui me nagu tõmbame otsad kokku. Et kuidas neid võitlusi võita? Kuidas ma saan olla seal poole peal, et ma võidan, mitte et ma ei alistu nendele? See on koht, kus inimene saab aru, et õige vastus oleks, et jumalata ei saagi. Ja ei saagi. Aga on ju see horisontaalne liin ka. Koguduseta ka ei saa. Et kui ma näen, et kui ma oleks oma elust lõikaks välja praegu meeste hommikupalve, siis ma võib-olla oleks nende hulgas, kes tänaseks on aru saanud, et see Kristus on ikkagi selline nõrkade jaoks ja niimoodi. Aga see, et ma olen saanud seal käia
saanud rasketel hetkedel abi ja olla ise ka toeks kellelegi teisele raskel hetkel, see on nagu olnud vältimatult vajalik. Mitte nii, et tore, et kui pole, saab ka hakkama. Ei saa. Ei saa hakkamata jumalata ja ei saa hakkama ka koguduseta. Nii et neid kahte on väga vaja, nii et kes te olete lihtsalt pühapäeva teenistuste vaatajad kuskilt läbi võrgu, siis seal on kindlasti neid vabandusi, aga kui vähegi saate minge kohale, sest ma näen ka oma elus, et see on nii lihtne tulema. Ja, see mugavus, millesse me langeme, eks ole. Ja siis ühel hetkel vaatadki, et aga mis las tegutsevad seal, ma olen oma ette siin ja mingi hetkel on tore, aga sa ühel hetkel oled juba nii tahenenud ja külm, et sa oledki heas mõttes Jumala mängust väljas ja siis sa võid öelda, et mina ennast pusleks ei taha luba panna, aga tegelikult on ju tore olla selles pusles õige koha peal, mitte olla kuskil prügikastis ja seal laguneda üksinda. Ma väga nõus, Tõnu, ja tõesti on hea meel, et sa oled jaganud oma südant seda ka ja saate lõpus meil on alati hea meel anda võimalus, et kui sa oled nõus meid palves juhtima, palvesse viima, siis ole hea. Ja, Jumal, ma tulen sinu ette ja see, mis mul tõuseb eelkõige südamesse, on just see kutsumine, kus sa oled meid asetanud. Ja palun, et igaüks, kes praegu kuulab, ei sõdiks selle vastu, selle kutsumise vastu, sest sinu kutsumises on kõik, mida me vajame. Yes. Need kingitused nii inimeste kui ka asjade näol, kui kõige varustuse näol, et need on sinus olemas ja isegi kui on raske, oled ikka sina oma armastusega kohal ja see on kõige tähtsam. Ja palun ka andeks nende inimeste eest, kellega ma olen läbi elu kokku puutunud ja kus ma pole olnud just selleks valguseks, keda sina, Jumal, mind oled oodanud olema. Ja täna nende hetkede eest, kus ma olen saanud olla ja neid oleks rohkem ja et meie kõikide elus toimuks protsess sinu suunas, mitte sinust eemale. Ja kõik mu õpilased ja sõbrad, ärge loobugi Jumalast ja kui sa teda veel ei tunne, siis saa sõbraks. Ainult võit. Või siis vastasel juhul ainult kaotus. Amen. Amen. Aitäh, Tõnu. Aitäh su aususe ja läbipaistvuse eest. Aitäh sulle. Aitäh ka teile, et olete kuulanud, vaadanud õnnistust ja jõudu edasiseks. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.